Ma olen mitmel eelturundusel varem käinud ja tegelikult see on väga asjalikud teemad, väga asjalik seltskond, kes seda kuulamas käib ja seekord selle ettekandel ma arvasin, et mul on endale kindlasti anda inimestele palju praktilisi näpunäiteid, mida nad saaksid oma igapäevases töös ära kasutada. PAN-Balti kampaaniad erinevad Eesti kampaaniatest päris olulises mahus, nii ajalises, korralduslikus mõttes kui ka sisulises. Juba enne kampaania alustamist tuleb kindlasti tutvuda kohaliku turuga, aru saada, millised on sealsed sisulised erinevused. Üks väga hea näide on näiteks see, et Eesti ja Leedu tunnevad sellist tegelast nagu Päkapikk. Aga kui te hakkate näiteks Päkapiku põhist kampaaniat tegema Lätis, siis nende jaoks on see kehastus või kuju täiesti olematu. Ja te võite tõsiselt oma kampaaniaga orkilante, kui te seda kodutööd varem pole ära teinud. Need turundajad, kes Eesti põhist kampaaniat teevad, need kindlasti mingite piiridega on harjunud ja teavad seda rutiini, et mitu päeva või kui palju ajaliselt üks või teine asi aega võib võtta. Peab arvestama, et kõik võimalikud proofreadid, copywritid, kohalikud tõlked, kinnitamised, kõik see võtab PAN-Balti kampaania puhul oluliselt rohkem aega kui ainult näiteks Eesti kampaania puhul. Võib julgelt öelda, et tegelikult PAN-Balti kampaaniat tehes võib Eesti mastaapidel asjadele arvutada 2-3 korda aega kindlasti juurde. Nendest aegadest ja nendest täpsustustest ma tahakski oma ettekandes lähemalt rääkida.